Hei! Aitäh, et sa avasid selle video. Mul on selline tunne, et kui see video jõudis sinuni, siis sellel on kindel põhjus. Ja ma loodan, et see info, mida ma siin jagan, on sulle oluline ja väärtuslik. Saame tuttavaks. Mina olen koolitaja ja kogemusnõustaja Marita Reismaa. Ja mul on selline põnev uudis, et 16. juunil juba varsti saab alguse Paides üks enesearengu toetusgrupp, kus peamiseks teemaks on läbipõlemine. Tõesti, me tegime ka väikese uuringu kevadel, et mis teemad Paide rahvast väga kõnetavad ja läbipõlemise teema oli üks enim oodatuid teemasid. Ja seetõttu mul ongi rõõm teatada, et Paides 16. juunil Järvamaa raamatukogus saab selline grupp alguse. Mis me seal grupis teeme? Loomulikult on teemaks läbipõlemine ja ma usun, et sa oled varem ka seda teemat siit-sealt kuulnud. Aga mis on siis selles grupis see oluline koht? Nimelt ma enamus aja sealt tahan teiega läbi käia need teemad, miks läbipõlemine üldse meie ellu koha leiab. Kuidas ta saab meie ellu? Ja ma siiralt usun, et meie ellu on varasemas eas tekkinud see koht, kuidas siis läbipõlemine üldse saab meie elus koha. Mina nimetan seda selliseks kunksuks. Ehk siis kas varases nooruses või isegi lapsepõlves on mingisugused sellised elukriisid, olud, sündmused, kus on kujunenud selline dünaamika, et enda pingutamine, ülepingutamine mingisugustel põhjustel on meie jaoks ääretult väärtuslik ja oluline. Ja neid põhjuseid me just seal grupis vaatame, et kuidas see läbipõlemine üldse saab tekkida meie ellu. Ja kui nüüd täiskasvanuna on tingimused soodsad, natukene võib-olla halvas mõttes soodsad, aga soodsad ehk siis ta satub meie ellu, ta saab selle koha, ta haagib ennast sinna kunksu külge ja käes ta ongi. Aga siin grupis ei ole oluline see, et sa oleksid läbipõlemist kogenud, vaid oluline seda silmaringi avardada. Nii et siia on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad läbipõlemise vastu huvi, kes on olnud kellegi kõrval, kes on kogenud läbipõlemist või tõesti ka ise selle tee läbi käinud. Oled väga oodatud. Lisaks sellele, et kuidas see meie ellu üldse tekib või kohal leiab, loomulikult me räägime ka sellest, et mis saab siis, kui ta juba on kohal. Ehk siis kuidas taastuda. Mis meiega toimub, kui me oleme päriselt seal kuristiku põhjas. Ja kuidas see tee siis taastumiseni käib. Kuidas enda teadlikkust tõsta, kuidas seda tunnetust märgata, ennast, oma vajadusi ja soove osata tõmmata seda pidurit, tulla sealt stressirattast maha ja ennetada. Ehk siis ma usun täna tegelikult väga tugevalt, olles kogemusnõustaja, et positiivne psühholoogia ehk siis taastumine, sellest õppimine on väga suur jõud. Ehk siis me õpime, taastume ja me oskame edaspidi ennetada. Aga tõesti, see grupp on mõeldud kõigile. Nii neile, kes ei ole kogenud läbipõlemist, kui neile, kes on ka läbi põlenud. Nii et oled väga oodatud. Ja mis ma tahan veel rõhutada on see, et see grupp on ääretult pisikene. Me ootame 8 inimest sinna gruppi. 8 maksimum 10 inimest. Et hoida seda turvalist avatust, et me saaksime päriselt rääkida asjast. Aga samas, et kõik olulised asjad jääksid sinna ruumi ja ainult sinna gruppi. Nii et selline hoitud, väga lähedane grupp on sind ootamas. Ja kui see teema sind kõnetas, siis ole palun nii armas ja vaata siia video alla. Sa leiad siit koha, kus on rohkem infot. Loe, kuula, vajadusel küsi
Ja kui sa tunned, et see on sinu koht, siis ole hea, registreeru, sellepärast et meil on juba üle poole kohad on täis. Võib juhtuda, et kui sa liiga kaua mõtled ja kaalud, võib juhtuda, et homme, ülehomme, paari päeva pärast neid kohti enam ei ole. Aga kui sa tunned, et see teema sind kõnetab, siis kindlasti kaalu. Mina olen kohal, seal on juba väga armsad, hoitud südamega inimesed grupis, nii et oled sina ka väga oodatud. Ehk siis 16. juuni Paides, Järvamaa raamatukogus alustab õhtul kell 6 selline grupp nagu läbipõlemisteemaline enesearengu grupp ja sa oled väga oodatud. Aitäh sulle, et sa kuulasid, vaatasid ja ole palun hea, loe, mõtle, tunneta südamega, kui see teema sind kõnetab, oled väga oodatud. Kui sa tunned, et see ei ole sulle, ole ka julge jagama, sest võib-olla keegi väga oluline inimene sinu lähedastest vajab seda kuulutust ja videot kuulata, lugeda ja näha. Veel kord aitäh ja kohtume, millal? 16. juunil. Hei hoo ja palun ära unusta nautida suve.